siin niimoodi punkt saatele ja juba jõuda õhtuste juttude juurde välja. Airi Alve on meil täna hommikul televisioonis külas, aga suur hulk tema kamraade veel. Airi, täna õhtu toimub mingi äge kontsert, ma saan aru, et terve vald on kokku aetud, kihelkond kokku kutsutud. Täiesti õige, selles mõttes, et tõepoolest on tegemist sellise esmakordselt Rock Cafe's sellise üritusega, kus on siis nii-öelda politsei- ja piirivalveorkestri big band siis, ja seal juures ka 2 väiksemat bändi. Me korraldame sellise rock'n'rolli ja swingi peo. Aga see on erakordne sellepärast, et big bandi tavaliselt harjutakse nägema kontsertsaalis, kõik istuvad vaikselt. Jah, just nimelt, et tahaks nagu tantsida ja täna õhtul on täiesti see võimalus. Seal on laval meil kokku peaaegu 40 pillimeest, saab swingida, saab rockida, kõike saab. Kas lava näidatakse tantsusammud ka ette või? Sest meil on juba siin televisioonistuudio on rahvas täis, on pillimehed, laulja ja tantsijad ka. Ja just nimelt väga hea, kõige tähtsam, et sa tuletasid veel, muidu inimesed oleks näinud, et tantsijad on kohal ja ma olen juba seda muusikat, ütleme siis laulnud kogu oma selle lühikese elu jooksul ja siis nende tantsijatega ma tutvusin alles mõned aastad tagasi. Nad on alati paigas, kui me näiteks kohvikus kuskil mängime swingi või midagi. Mitte profid, vaid asjalmastajad. Nad on minu arust peaaegu profid. Sammud on väga profi. Jaa, et... Airi, ma tahtsin küsida, miks see muusika sulle meeldib? Selles mõttes, et see ei ole ju see muusika, mis ta elab, eks ju, bändid mängivad ja nii edasi, väga populaarne. Aga tema kuldajad olid siis, kui ta sündis enam-vähem. Miks see sulle nii palju pakub? Tähendab, ma ütleksin niiviisi, et tema kuldaeg kestab lõpmatuseni. See muusika ei kao maailmast mitte kusagile. Lihtsalt, et võib-olla meil on nii väike riik ja need bändid, kes tavaliselt seda muusikat mängivad, ütleme big bändid siis, nad on lihtsalt nii suured ja neid ei saada lubada endale, eks ole. Aga see muusika, ma ei tea, Skandinaavias igal pool, see on väga moes, rock'n'roll, rockabilly, neid festivali toimub maailmas kogu aeg, et lihtsalt minu suur soov ongi, et see mõte, et seda muusikat nagu rohkem rahvale lähemale tuua. Ehk teisisõnu, sa kuivatad veel püssirohtu ja rahulikult ühel aastal võidad Eesti laulu sellise samasuguse muusikastiiliga veel ka ära. Täitsa vabalt. Ehk see siin paari aasta nüüd perspektiivis. Väga tore. Mis lugu see on, mis täna hommikul mängima hakkab? See lugu on Louis Jordani Tšu-Tšu-Tšu Boogie, jah. Ja võib harjutada kohe siis õhtuks juba. Ja kõik pange tantsukingad valmis täna õhtul kell 8 Rock Cafe's. Huuled punaseks olema kõik kohal. Aitäh sulle. Airi, täna hommikul tulemast. Mõne hetke pärast juba siis tõesti muusikal ja pala ja tantsunumbrid sinna juurde. Täna õhtuks aga soovitus ka, mida Eesti televisioonist vaadata. Kell 21.40 algab täna Kapital ja täna jutu sellest, kuidas aetakse äri siis, kui inimese maine teekond siin ilmas lõppenud on, kuidas aetakse seda äri siin Eestis ja kuidas tehakse seda mujal maailmas. Kõik kell 21.40 teie ees. Selline põnev lähenemine kõigele sellele siis majandusliku nurga ja pilgu läbi. Aga täna tõesti Rock Cafe's siis suurejooneline swingi, rock'n'rolli ja rockabilly pidu. Et kuidagi juba väikene vitamiin hommikust peale sisse lükata, siis olge head, nautige seda siin, nüüd ja praegu. Take me out back to the track, Jack. Take me out back to the track, Jack. I'm headed for a change with a wagon back. About the station on a wagon back. To the track, Jack, choo-choo,
choo boogie bumpa, bumpa choo boogie choo choo, choo 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 boogie. Take me right back to the track, Jack. Take me right back to the track, Jack. Nii ägedat pidu selles majas siin või selles toas siin kindlasti peetud ei ole. Nii vara hommikul küll mitte. Ja Rock Cafe'st saab kõigele sellele lisa. Meie kohtume homme juba.